Hädad ja haigused käivad mööda kõiki elusolendeid. Ka meie lemmikloomad ei pääse puhta nahaga. Majad ja autod kindlustame ikka ära, loomi nii väga me ei kindlusta, ilmselt siis ei peeta neid nii väärtuslikeks. Minu kass Evelin on üsna kuum tibi ja elab siin vähemalt siin Nõmme kandis sellist aktiivset seltsielu. Õhtuti me oleme vahest siin rääkinud ja ta on ütelnud, et mitte ükski tema sõber ega sõbranna pole kindlustatud. On nii? Tõesti, Eesti inimene lemmiklooma kindlustamisega suurt oma pead ei vaeva. Enamasti hakatakse kiruma alles siis, kui loomaarsti esitatud arvet nähakse. Ka meie poole pöördutakse üsna tihti abipalvetega, kus inimese loom on kas luu murdnud või on taga mingi õnnetus juhtunud ja raviarved on nii suured, et inimesel ei ole kahjuks seda raha kuskilt võtta. Siis lükatakse arsti juurde minekut edasi, tulemused on sellised, et looma enam päästa ei õnnestu, ta kas eutaneeritakse või oodatakse, et ta kodus ära sureb. Tegelikult on asja taga ju ikkagi raha ja kindlustus aitab selliseid riske maandada. Tule tuul ja puu ära, meie lapse valu. Eestis loomade haigekassat pole, tõenäoliselt seda kunagi ka ei tule. Loomapidamine pole kohustuslik ja kõik kulud jäävad ikka lemmiku omaniku kanda. Kindlustatud loomade ravimine annaks aga loomaarstile palju vabamad käed. Peame arvestama omaniku võimalustega looma ravida ja siis miinimumprogrammi järgi töötades tihtipeale mõned asjad tuleb lihtsalt jätta tegemata, sellepärast et pole see võimalik. Kui loom on kindlustatud, siis on teine teema ja me enam iga senti peab veeretama sellepärast, et kas seda teha või mitte teha. Me saame rahulikult teha elementaarsed asjad ära, mis kindlasti peab olema tehtud. Röntgenid, ultrahelid, vereproovid ja nii edasi ja nii edasi. Et pluss veel järelravi sinna otsa, et looma omanik tegelikult saab keskenduda mitte oma võimalustele, vaid ikkagi loomale, keda siis vaja aidata on. Kas on teie praktikas ka selliseid juhtumeid, kus loom jäetakse lihtsalt rahapuudusel ilma ravita või tuleb ta sootuks hukata? Jah, peab tunnistama, et meil on isegi selliseid juhtumeid, kus meie enda kliiniku töötajad on osa raviarvest kinni maksnud, et nii see on. Tule vihja ära, meie lapse valu. Kuigi kindlustatud loomade arv Eestis on tervikuna veel üsna madal, siis viimased 2 aastat on toonud hüppelise tõusu. Inimesed on suht vähe teadlikud, et üldse lemmikut saab kindlustada ja siis ikka kuskilt keegi kuuleb, et oi, et sul oli koer kindlustatud ja et sai selle oma ravikulud tagasi, et eks ta kindlasti kasvab ja üsna, vaatasime kas viimase 2 aastaga on kasvanud kindlustatud loomade hulk siin üle 70%, et see kasv on kiire, aga see ongi see, et nendega juhtub palju. Kas kindlustate ainult tõuloomi? Et ka segaverilise koeri saab kindlustada ja neid on ka omajagu kindlustatud. Kasside puhul jah, et pigem on kindlustatud tõukass, et segaverilise, kui nad on kiibistatud, siis saab ka neid kindlustada. Kui ma toon enda täiesti tavalise krantskassi teile, siis minema ei aja? Ei aja, kiip on olemas, saab kindlustada.